1, 2, 3. Mine. Kuristage see ära siin. Vesi ja sopakad. Siin ka. Kus? Maasaka. Nii. Oi saatana! Tere! Tule edasi. Siia poole. Tule kiiremini. Tule istu! Nii, Barbara, mis teid täna siia tõi? Mu õde on tapetud. Kuidas õde suri? Ta auto lendas õhku. Kas te kahtlustate kedagi? Mu ema. Miks? Paar nädalat tagasi Barbi, ta varastas meie isa päranduse ära ja mu ema sai jube kurjaks selle peale. Ma usun, et ta tappis ära ta. Okei. No seda küll õige õde või EMS ei teeks nagu... Aga raha? Ja räägime rahast. Kõik, mis mul on. Palju sul on? Miljonites. Väga hea. Ja me hakkame homme tegutsema. Jätke kõik info laua nagu meile. Kõik mittevajalik ja vajalik. Detailid ja enda ema liikumine. Suur aitäh. Aga ma saadan teid nüüd välja. Mida teie jälle mis tahate? Infot. Kelle kohta? Barbi Puuksu surmata. Lakkumisarvamine peaks olla. See on kõik, ma tõin lakkumisarvamine. Aga ma pean nüüd lippama, ma panen sõpraga kinna. Tšau. Barbi Puuks oli 19 aastane tool. Üleeile umbes kell 13:40. See oli see kommiliik oli arvutamast, see oli laipa ei liikus. Arvutamasti ära mõelnud kui õppune. Ja see on kõik, mida ma teen. Davai, tšau. Thanks. Kuule, ma saan aru, see on suht tüütu, kui me kogu aeg siia sisse lendame, aga nagu ma pean ka neid mimmusi kogu aeg ära kannatama, nendega kaasas käima. Nojah, ma tunnen kaasa sulle. Davai, tšau. Istusmaa, kaua Friida ütles, et me teda jälgima peame? Mingi paar tundi ikka. Mida ta istub seda? Mingi niisama tiksub vist. Ja veel on. Tuud. Kas ta ootab kedagi vaata? Vist küll. Me ootame mingi puks või midagi. Oi. Ta vaatab kogu aeg ringi ja siis ta on vahepeal telefonis. Ära sina vaata sinna. Ta võttis telefoni. Ta teeb seal midagi. Ta vaatab üles, ta vaatab ringi. Teeme nii, et midagi kukub seal. Noh, mis kukub. Okei. Erki, sa mäletad Erkit või?
Jaa, eelmisest aastast, ei üle-eelmisest aastast. Jaa, ta kirjutas, et millal sa tuled. Vist ootab teda. Jaa. Ta läheb autosse. Ma annan Friidale teada, mis me saime teada. Tšau, Friida! Jaa. Kuule, me oleme siin Vana-Kala kõrtsi juures. Okei. Mis te teada saite? Barbara ema kirjutas Erkiga. Kes? Tead küll, see Erki, noh. Okei. Tulge nüüd kiiresti koju, kohe. Jaa, okei. Ja me tuleme otse kohe koju. Jaa, okei. Tšau. Lähme. Anna raha. Mis raha? Anna raha, kui sa mu tütrest hoolid veel. Mis mõttes? Anna 35 000 euri. Ma ei anna sul mingit raha. Sul on 3 päeva aega. Mis 3 päeva aega? Ma ei saa midagi aru praegu. Anna raha. Mul pole su raha! Nii, ma pean midagi tegema. Nad läksid vägivallale kokku mees. See on relv. Sa võtsid relva kaasa? Jaa, ma olen kaasas. Okei, lähme. Anna mulle kõik oma raha, mis sul on. Saatana! Jooske, Erki! Ma ei jaksa. Tovi, Mango, Kirt. James, lenda siia, Neeme. Nad jooksid Neeme tipu poole võtta Mango ja tagasi. Mis ma räägin, tänapäeval noored on ikka veidrad. Oodake mind ka, mimmud! Meie kohta meeldib, lähme.
today. At the edge of the future. And my dreams all fade away. I have learned my Kindlasti mõtlete, mida äkki just juhtus. Fine, ma siis selgitan teile. See sabaga tüüp, keda nägite, oli pommimees. Mille jaoks on vaja pommimeest, sa mõtled? Eks ikka selleks, et oma neetu tõele Barbile pommi alla saaks panna. See vana nõid tõsimeeli mõtles, et saab terve meie isa päranduse endale võtta ja mingit dissi ohvi peale peeneks panna. Unustagu ära. Skeem raha kätte saada osutus muidugi keerulisemaks, kui Barbi pärandus hoopis emale läks. Sellepärast pidingi oma musu Erki oma emaga ihu kohtingule saatma, et Kaila mu emalt raha välja pressida. Kahjuks ka see plaan läks luhta. Täiesti tühja koha pealt ilmusid välja mu enda palgatud käteka sõbrannad, kes mu ema vahele võtmise asemel hoopis mu kullakalli Erki kallal läksid. Nad polegi nii lollid, kui arvasin. Kui keegi on loll, siis on see Maangu ja Tuvi, sest neid äpureid sain ma Erkid kohe tagasi. Nüüd on lugu nii, et rahast oleme ilma ja suurepärane Erki tõi on lihavõtte saari asemel Pokumaale. Kuid siin see lugu ei lõppe, te veel kuulete minust. Kurat, hakkan ikka vanaks jääma juba.